Ossa raisk! Mine p***se! Siia tagasi! Tere hommikust, täna on 24. juuli ja kell on 9 hommikul ja ma olen jõudnud Henry Trell Openile. Ma olen selleks treeninud juba üle kuu aja, ma olen iga päev olnud Rae golfiväljakul, harjutanud, võtnud eratunde, chippinud, puttanud, käinud rajal ja ma pole ühtegi korda veel saanud alla 100 löögi, aga ma tean, et täna on see päev. Täna te saate selgeks kõik golfi reeglid, kõvasti pulli, kõvasti alkoholi. Ma arvan, et tuleb lahe golfipäev, nii et let's go! Kuulge, te pole ammu näinud ühte kodanikku. Isegi tema on kutsutud golfiväljakutele. Tal on top varustus. Tal on nagu mingid kõige kallimad kepid, aga tal ei ole väga häid oskusid. Golfiplatsil on vastupidi meil, vaata. Ja täpselt, kui padelis oli see, et mina olin nõrgem alati, siis golfis on see, et tema on nagu ikkagi mitte nagu natukene halvem, vaid ikka nagu väga palju halvem. Süsteem on väga lihtne. Selle nimi on scorecard. Siin on peal kõikide tiimi liikmed koos nende handicapidega. Tarmo Riivat-Tšernavski, 16,6 handicap, Valting Robin 28,5. Pikkor Ragnar 17,5 ja Pikkor Gertrain 17,8. Ehk siis meie tiimi parim mängija võiks olla Tarmo Riivo. Siin sa paned nimed, 4 inimest on flightis, kes mitu lööki teeb. Aga täna on selline huvitav formaat, et on 4. scramble, mis tähendab seda, et 4 inimest löövad põhimõtteliselt ühte palli. See tähendab siis seda, et näiteks mina teen avalöögi ära, mul tuleb ülihea avalöök näiteks ja teised 3 venda löövad ka avalöögi ära, aga minu oma on kõige parem, siis me valime minu palli, kõik lähevad oma pallidega siis minu koha juurde, teevad sealt oma teise löögi. Ja mis on üks reegel, on see, et kõikide flightis olejate siis lööke peab valima kokku 3 korda. Ehk siis väga purju ei tohi ennast alguses juua, aga natuke ikka võib limpsata. On golfijalatsid olemas ja tegelikult need on juba 3 aastat või 2 aastat vanad golfijalanud, aga vaadake, just tehakse golfijalatsid, Air Maxid, täiesti tavalised Air Maxid, aga tegelikult on golfi tallaga. Nii et see on ka oma ette pull, aga mul on neid nii läbi juba, et ma peaks mingil hetkel uued soetama. Golfis teine ääretult oluline asi, golfi kinnas. Sellepärast, et kui ilma kindlata mängid, siis kipub see käsi higistama ja kepp lendab käest minema löögi ajal. Seda ei ole vaja. Mul ei ole veel ühtegi tugevat külge nagu välja kujunenud, aga võib-olla, mul ei ole jah. Õlle joomine. Kusjuures jaa. Golfis on nagu see, et mida väga alahinnatakse, on lähimäng. Ehk siis need lühikesed löögid. Tihtipeale mängivad väga suurt rolli. Näed, esimene mida golfi reegel number 1 on see, et sul on range ehk harjutusväljak ja sul on siis päris väljak. Range'il on hoopis teistsugused pallid, milleks on siis range'i pallid, nendega ei tohi väljakul mängida. See on reegel number 1, jätke meelde. Nendega ei tohi mängida, sõbrake! Miks ei tohi? Need on põhisponsoriga, muidugi tohi mängida. Need on range'i pallid. Okei, ma ei tea, mis täna toimub. Teile teadmiseks, siis ma olen käinud alates põhimõtteliselt suhteliselt kohe, kui padeliprojekt lõppes mai lõpus, siis juuni 1.–2. nädal. Ma olen põhimõtteliselt veetnud kogu suve siin samas golfiväljakul. Tulen hommikul, lähen löön range'is, löön ennast soojaks, mingi tunnika 1,5. Siis tulen siia Rae golfiklubi restorani, võtan lõunasöögi ja siis juba tulevad mu sõbrad ja siis me läheme rajale. Ja niimoodi mu päevad mööduvad siin. Mis siit saab? Ha, võtsid no kõigile? Ei, kõigile! 3 õlut. Üks vend ütles, et sa võtsid kõigile, võtsin 3 õlut kaasa. Ongi jah. Kus sa kellele sa otsid? Chipisid? Endale. Esimese raja jaoks. Emotsioon on võimas, teeme sihukest asja ja spordijokke saab seest, nagu ma ütlesin enne, et spordijokke on siin kindlasti vaja. Ei, normaalne, rahulik. Tõmbad Robinile koti pähe või? Kuule, see ei ole küsimus. Ega midagi ei olegi rohkem. Issand, kui hea, hästi kell 9 olu maitseb. On hea. Uskumatu. Valmis. Teeme ära. Me lihtsalt arutasime võiduplaani siin praegu. Aga ma tahaks ka kuulda, räägime T-boxis. Mul on teile T-boxis kingitusi. Mis teil poistel eesmärk on täna? Võite, -10. Mängida võiks teha ära ilma handicapita. Oleme sellised top 3 tiimi siin täna.
sõlum ära, nüüd paneme Shanki lihtsalt 5 rada järjest. Hull optimistlikult lennatakse peale. Väga optimistlikult. Range'is läks nii halvasti üldse minna sai, aga... Ma pole ühtegi lööki täna teinud. Ära hakka. 175,5. Kerge vastutuul või? Lihtsalt ütlen teile, et paar nädalat tagasi siinsamas rajal ja esimene avalöök maandus nii palju august ja jäi sinna seisma ja ei läinud auku. Väga close. Täna saab parandada, jah? Ossa raisk! Mängitav, aga lihtsalt on see, et meil on kahjuks 2 lööget ainult veel, et kui niimoodi jätkame, siis... Siia tagasi! Millega me tegeleme? Mis toimub? Esimene rada, sõbrad! Ta oli termos. Mine! Täiesti. Pikkuri pall on kõige parem. Oi, siis. Mis toimub, sõbrad? Kas sa tulid kaameraga? Oli vaja hakata nikerdama, raiska. Okei, kuule, siit saab lüüa ju. Ja nüüd tegelikult ongi süsteem väga lihtne. Gerdi pall oli kõige parem. Gert lööb ära. Me paneme oma pallid sinna, nii-öelda siis asemele, sealt, kus tema lõi. Ja siis kõik löövad. Ja siis valime jälle parima palli. Eks lühikeseks ei tohi jätta, jah? Jätta. Sul oli suund täitsa vale. Täitsa. Nüüd on minu salarelv. Putter. No, termos on kõige parem, enne. Davai, sõbrake, mine siis. Ei jäta. Ma ei jätnud lühikeseks, aga räägid päris hästi veeres. Et nii ei tohi putata? Nii ei tohi putata, jah. Oh my god, hästi, Gert. No hästi, termos. Yes, let's go, pogi käes. Esimese rajaga +1. Järgmiselt peame võtma siis pöördi. Me tahame ikkagi mängida kõvasti alla rajaparri. Mine! Super, Gert. Golfi reegel number 2. Kui sa lööd palli ja see läheb teiste mängijate suunas, pead karjuma. Mitte number 4, vaid fore. Osti termos! Vau, termos! Me mängime oma teist rada ja Tarmo pani sellise avadraivi, et sealt alguses siis 10 meetrit lipust. Näed, Gert on siin samas kõrval. Aga kui te näete, et seda nimetatakse fairway'ks, ehk siis siuke madalam muru ja sellest kõrgem muru, mis on fairway kõrval, see on rough. On the green. Suts paremale, ala selle Gerdi palli ja lipu vahele, ma arvan. Mine. Äemale. Väga ossa raiskust keerab. Kuuleme väga hästi. Aga see on, ma arvan, parim märk, mis saab ka põhimõtteliselt. Aga siin nüüd järgmine, see on chip-in. Ma lahendan ära siit. Come on! Let's go, team! Pöördi! Rulli peal tagasi. Väga hea. Pani juba sihukest asja. Hea töö. Hästi. 4. rajalt tegime 4 lööki, saime +1. Nüüd me siis oleme 5. rajal ja me saime 3. Ehk siis me saime pöördi. Lõime 1 löögi alla rajaparri. Niimoodi palun jätkata. Oi. Jälgime. Hästi. Väga hea. Peal. Hästi raks. Vaikselt kindlalt. Pille vaid. Aga mida me ikka termos mõõdame siin? Ei, mängime ilusti. Kuhu sa sihid, Robin? Otse. Vasakule ju. Mulle sihid praegu. Jah. Siia pead sihtima. Kuulge, lõpetage ära, ma tean täpselt, mis ma teen. Ära ajab ikka rask. Termos, sa tead, mida teha, noh. Paremale ikka siis rohkem, jah? Päris palju rask. Ikka. Hästi, Gert. Okei. Parvis olemas. Head pogi ei võtnud ju. Oi. Enam tee, noh. Ärme tee enam, jah. See on nii nõme. See on nii nõme, et me niimoodi teeme.
ei lähe sisse, noh. No ei ole hullu, kuule, siin on vaja tagasi võtta nüüd lihtsalt. Parr. Ei ole rahul parriga. Ei saa olla rahul. Aga esimene löök, mis normaalselt tuleb välja ka enam-vähem. Ma arvan, tuleb. Ära. Juhtus see, et läheksime vähe vasakule siia, aga tegelikult ei ole hullu midagi. Gert lööb nüüd greenile ja putame sisse ja tegelikult on pördi veel tehtav. Ei ole hullu. Ikka paremale. Hästi termos, peal. Hästi termos! Kuidas me pääsesime praegu? Tulime täiesti seisust enam-vähem normaalselt välja. 4 avalööki. Üks oli teise raja tagasi, üldse kuskil kõrvalväljakul ja ülejäänud 3 avalööki. Kadunud pallid. Ehk siis läksime Tarmo palli lööma. Mina olin paremale fairway'le, mis tegelikult, kui sa üksinda mängid, on enam-vähem okei löök. Tarmo pani enda oma ilusti greenile. See on suurepärane ja mõlemad vennad pikkarid. Ei tundunud nagu liiga hea löök. Tarmo jälle päästis meid. See võib olla ju! Mine! Ei! How's that possible? Hästi. Mine Koksar oleks hästi. Fuck! Nad tõlerdavad seal ees. Miks sa tõlerdad mu löögi ajal seal autoga? Ei, meil läks kepp pooleks, me läksime, võtsime uue. Sa tõlerdad oma autoga? Mis tõlerdad oma autoga, sain lüüa väga hästi ju. Ei, let's go! Ära punkti mine! Let's go, Termo! Let's go, Termo! Termine Eagle Challenge, arvesse läheb mänge teine löök. Võidab mänge, kellele Greeni peatunud pall jääb pärast teist lööki lipule kõige lähemale. Puti tulemust ei arvestata, Albatross annab automaatselt parima tulemuse. Võrdse tulemuse korral selgub võitja loosiga. Davai! Hästi tiim! Tere, kas teeme nii, et lähme kõik lööma või? Ma ei tea. Seda ei taha ära ka rikkuda, et saaks pördi vaba. Aga ma võin esimesena ära panna. Ma lähen peale lööma. Oi, see. Ei ole hullu. Täiesti No, Tami, olemas. Saad seda mängida? Saad saab. Okei. super! Let's go ju! Let's go! Let's fucking go. Väga hea löök. Palli keskele või kust? 3, jah. 3, 8, 4 või? 3-8-2, let's go! Väga tehtav putt ju. Kellel teine löök lipule kõige lähemal on, saab mingi eriauhinna. Mingi 4 meetrit midagi oli siis ühed venad saanud teise löögiga auguni lähemal. Meil oli siis, palju meil oli? 3-82 või? Oh my god! Miks sa ei või one time auku minna? Tule, vana! Kes jätab lühikeseks Eagle'i või? Birdi on käes, kõik on hästi. Kurat küll. Puttamine on meil halb täna. Meil oli siin Eagle'i putt ehk siis 2 alla raja parri. Me oleks 3. löögiga sisse löönud. Lihtsalt kõik nii napilt mööda. Ma ise mingi nii palju august mööda. Väga napilt, noh. Oleks saanud -2 praegu, oleks nagu super olnud. Aga tegelikult on mängitud siis 6 rada. 12 rada on veel minna. Kõik on hästi, kõik on hästi. Rahuneme. Tuleme tagasi. Davai, minu avalöök on ka vaja võtta ühe korra ja või noh, olgu 3. Ossa raisk! Tule lõpeta, kati ära see pask. Hei, mängus. Hea löök. Oi, Termos, see on ju nii fucking hea, mis sa teed. Mega. Let's go! Ega sa niisama ei ole tiimi kapten. Ära lüüa. Ega sa niisama ei ole tiimi kapten. Lõpet ära, selline. 285 meetrit, ma arvan, oli see pauk. Märgime selle palli ära. Ja nüüd hakkame kõik chippama. Termos, tahad ma chipin sisse või? Chippa sisse ja ma ei viitsi chipata, mulle tule välja, noh. Oi. Natukene palju või? Hästi, Termos! Termos kärri mängib.
reaalselt Termos üksinda mängib. Hästi, Gert! Paar 4, meie lõime 3. Ossa raisk. Hüppaski ära või? Fucking hell, rohkem. Kurat, see näeb ka ära. Palju. Aga äkki ta ei taba. See läheb otta metsa. Kolks. Okei. Robin on mängus. Ma proovin ka mängu panna meid. Kui halb. Nii masendav. Olen küll 6 aega trenni teinud, aga tuleb välja, et kasu ei sittagi. Jäi vist, jah? Tavai, one time otse löök täna. Seda on väga vaja. Rahulik kindla peal löö, hillega lähed. 5-ga. Ka vesi vist, või? Oli või? Teeme 2 korda nii teinud. Vette või? Negatiivse. Negatiivse. Jääb ka. Hästi, Termos! Tavai, Termos, ma hakkan mängima nüüd. Reaalselt, ma ei viitsi enam niimoodi. Väga hea, Robin. Let's go! Hästi. Tivoti lööd, ehk siis koos muruga minema, paned seemine asemele. Golfireegel number 3. Väga lihtne. Kus sa lähed? Ma ütlesin sulle, Termos, Tegelikult oli otse. et vasakule on vaja panna. Väga vähe. Noh! Fuck! Ta alguses lükkasid ära, jah. Nojah. Ui, hästi, Termos, hea putt. Kuradi, Birdi jälle jäi rajale üks. Ei ole hullu. Kõvasti. Nii, me oleme jõudnud siis Rae 12. rajale, mis meie jaoks on siis 9. rada, sellepärast et me alustasime oma mängu 4. rajalt. Mis siin rajal on see, et alustuseks siin pakutakse viskit. Siin on üks viskiputka, siin pakutakse viskit, tehakse suviseid kokteile ja teine väga lahe asi, mis siin on, long putt challenge. Ehk siis 12. rada, pärast raja lõpetamist sooritab iga mängija 1 pika puti. Punkte saavad 3 parimat, kelle pikk putt lõpetab augule kõige lähemal. Ehk siis see on ilmselt ära märgistatud, kus kohas sa saad putata ja selliseid huvitavaid asju siin rajal on. Ilmselt varsti tuleb ka longest drive, ehk siis kes lööb kõige pikem avalöögi, saab ka ilmselt mingi eriauhinna. Jaa! Sa fairway seal keskel või? Come on! Näidekas. Väga hea. Kus läks? Sinu palli võtame, Robin, ma arvan. Keset fairway'd. Isegi sinu discgolfi aju saab aru, et sellega võiks olla nagu täitsa rahul ju. Lühike või? See on ka väga hea ju. Lühike raisk. Ei ole hullu. Golfi reegel number 5. Kui sa lööd greeni peale, green tehakse korda enda järel. Niimoodi, et kui sa lööd siia pall maandub kõrgekarjaga, tekib siuke räme auk. Aga näed, oskaja mees teeb korda selle. Okei, nüüd näete ära. Tule see kukub. Ei kukub. Mine! Yes! Mõtlesin, jälle tuleb välja. Let's fucking go, Termos! Seda oli vaja. Termosel selg nii kange täitsimises. Issand jumal, ta läheb paremale, jah? Oi, see on hea joon. Kahe suri ära või? Nii ära sureb, ei ka kuskil.
liiga kõrge. See võis olla kõrgem kui kaugel. Oh, nii ka päris head kui tiimikaaslasele. Super drive. Ossa raisk. Läks üle ju. Tundus küll. Ma annan sulle selle asemele selle soojama. Midagi. Asendasime sooja külmaga. Ideaalne. Täpselt nii, nagu mulle meeldib. Vaata, milline reedepäev. Mängid golfi sõpradega, räägid juttu, jood külma õlut. Mis sa veel nagu tahad saada elult? Tuleks peaks svingiga lööma ja... Ei. Ossa raisk! Ma ei tabanud üldse, ma olin löönud maha, vaata. See noh. Ei ole. Lihtsalt liiga kõrvale läks, muidu pole hulle. Okei, meil on üks nagu mingi löök. Hästi vä? No parem. Tavai, termos, sinu otsustada on nüüd. Ei, ega see on okei. Kurat, me termose avalöögist niimoodi keerasime endale, et te ei mängi praegu, jah? Mine eest ära, meil kõik läks sinna perses. Well, he had to show off for the camera. Fucking hell, bro! Head ei kuulan. Let's go, Gert! Let's go, Gert! Gert tegi ka super drive'i. Ilmselt ma loodan, et see on parem kui minu oma. Ma annan sulle ette kingitus ära. Mis seal võib? Las ma arvan või? Noh. Anna üks vihe, ma ei oska veel peast või? Ma kingin sulle akupanga. Minu oma. Mõtlesin, kus see on? See on sinu oma. Ma laadisin täis ka sulle. Mõtlesin, kus kadunud. Ma laadisin täis ka. Millal ma andsin sulle? Paar nädalat tagasi. Golfiväljakul. Lühike. Vasakule ikka. Vasakule. Hau! Golfireegel number 6. Golfiautoga ei tohi kunagi sõita sändi ja greeni vahelisele alale. Kuigi see tundub, et seal on kõrge muru, siis see on etiketi rikkumine, niimoodi ei tohi teha. Sa pead alati sõitma ümber sändi. Sealtpoolt, kus liiva ei ole, ääres võid sõita. Golfiautoga ei tohi kunagi sõita ka greenile. Kuule, tõmba minema, oota. Golfireegel number 6, jätke meelde. Ära, jah? Ilus, Hau! jalga vasendal, jah. Hau! Ära meie liini peal kõnni, siis ta natuke muda. Ta läheb siit üle, no kuidas? Let's go! No let's go, Gert! Esimene put minu omalt. Tubli! Let's go! Tubli tiim, Birdi jälle, no. Jaa, Ainult võtame Birdiga. 15. rajal ainult Gert Pikari avalöök õnnestus enam-vähem. Et saab minna, saab lippu ründama minna, aga ülejäänud kõikidel neil, no, jama reis. Mine! Hästi, Robin, jõuda. Nice, Gert. Golfireegel number 7 on see, et kanna endaga alati kaasas markerid, millega saad palli ära märkida. Keegi teine kuskilt kaugemalt lööb. Kui vastane palub sulle enda palli ära märkida, et äkki ta lööb sellele pihta, siis sina võtad oma markeri, asetad selle palli taha ja võtad oma palli ülesse. Pärast, kui sa oled oma lööki tegema, tõstad nii-öelda palli siis markeri ette ja hakkad seda puttama. Ei saa isegi longest drive'i, no. Ei saa mitte sittegi siit võistluselt, no. Hästi raks. Trail ütles nagu korvpallis, löögi ajal, kui elad kaasa, karjud, röögid, tuleb parem löög. Davai. Ma ütlesin seda sama enne. Kuidas teil mäng läheb? -4, -5 või? Ossa raisk. Kus teil on? Vaikselt. Vaikselt, noh. Me siin käime reket ja 5- käime mööda rada ringi ja õpime tundma rada. Teeme siis natuke keppide tutvustus ka. On erinevad rauad, millega sa saad lüüa, ma näitan sulle. Näiteks raud 7, raud 8,
raud 6, raud 5. Põhimõtteliselt, mida suurem on number, seda lühem on kepp erinevate nurkadega ka. Kui sa vaatad, see on raud 9, temaga saab lüüa selliseid võib-olla mingid 110, 120, 130 meetriseid lööke, oleneb, mis mees sa oled. Aga näiteks, kui sa võtad raud 5, kui sa vaatad nende nurkasid, nad on hoopis erinevad. Ehk siis raud 5 võiks lüüa siuke hea tabamise korral 170 meetrit, 190 meetrit, oleneb jälle, mis vend sa oled. Ehk siis, mida madalam on number, seda pikemaid lööke saab lüüa. Ranno tasane kirja panna. Ei no muidugi. No see on nali ju. Ma võin siia poole ka tõmbata, lõpeta. Mine jälle tuhvna. Okei, meil on väga hea pall. Let's go, sul hea. Safe, tark saab seal muidu. Pole olla. See on super, Gert. Ikka palju või? Gert, tahad ise ära vahendada või? Pane esimene. Alla mäge vajub vasakule. Hästi. Ja väga esimene võit. Hau. Holy fuck. Yes! Let's fucking go. Let's go! Tubli! Let's go. Come on! Meil on veel mängida. Jaa, meil on ilusti mängida veel. See küll. No jah, miks ma nii sitasti mängin täna? Mängus. No mine perse. Mine perse. Ma ei tea, kus. Ära kellelegi ütle risku. Mõtlevad, et muret teen. Ma olen nii tongis, et sa mängid on väike viskavad tiimist välja. Ikka. No see on super. Pitsiga. Hüppa. Gert pani väga. Sealt lähme puttame ära, võt pöördi. Seal vist. Fuck off, davai. Golfi reegel number 8. Räägime ka siis nii-öelda trahvidest, kus on võimalik rajal trahve saada ja kuidas neid loetakse, on see, et toon näite. Ehk siis põhimõtteliselt sa alustad enda 3. lööki, kuigi sa reaalsuses oled teinud ainult 1 löögi, mis läks vette. Lihtne või? Saad aru või? Saaks võinud lihtsalt öelda, et kui sa vette paned, siis sa lööd 3. lööki, mitte teist. Discgolfi mehed perse! Palju meetreid on lipune? 124. Okei. Kuidas see lühike on? Oi, pasa. Hästi raks või? Kannaga läks. See on hea. Ossa raiske! Ma läks kannaga. Hästi tulla. Davai, termos! See on super termos. Ei ole. Nii, 2 paigast kaasa. Let's go raisk. Ta vaja sellist chip-inni, et siit paneme 2. Maandub enne auku ja otse auku. Aiaa. No. See on 60 või? Ei ole paha, Gert, mine sisse! See tundus. See läks. Käsi püsti juba. Termo. See on hea. Hästi termos, hästi. Okei. Bravo,
see on joonele väga lähedal. Ma saad naiste avasti üle või? Ei läinud. Golfi reegel number 9 on väga-väga lihtne. See on niisugune omavaheline mängijate kokkulepe. Kui mängija, kelle handicap on alla 36, teeb oma avalöögi lähemale, kui on naiste tiid, ehk siis punased tiid, mis paistavad sealt, peab ostma siis lööja kogu flighti kaaslastele õlled. Gert Pikoril see juhtus, pall on seal, naiste tiid on seal. Gert Pikor peab ostma õlled. Sulps! Kuule, minu löök oli super ju! Korjame palli üles ja peale rada läheb siis Rae golfiklubi restorani ja võtab õlled kõigile. Ja kuna minu avalööki peab võtma veel 2 tükki, nüüd siis 1. Mul oli vaja teha normaalne avalöök. Nagu te teate, siis teemantid tehakse surve all, pinge all. Ja ma siis tegin avalöögi siia, mis tegelikult ei õnnestunud väga hästi, aga siiski enam-vähem. Ma pean olema teiega täna täiesti aus. Mul oli mitte ükski löök täna õnnestunud, välja võetud 2 driverit sealt. Davai, tiim! Hopp! Ossa raisk! Ei tule välja. Kui. Kere veel. Kelle palli me jälle lööme on Tarmo. Raks lõi vette ja Gert lõi lihtsalt full kuskile paremale Elvasse. Ehk siis, see on par 4. Meil on võimalik siin hea chip teha ja võtta birdie. Oi! Ei ole. Võtame pogisid või? Ei. Ei taha pogisid. Meil on veel niimoodi, et mina pean lööma 1 avalöögi, ehk siis minu palli peame mängima ja Ragnari 1 avalööki peame mängima, meil on 2 rada jäänud, see ja järgmine. Ehk siis põhimõtteliselt on see, et mina lähen lööma rauaga, suht nagu tahaks lüüa kindla peale fairway'le ja Raks läheb riskima driveriga. Kui tema driver õnnestub, siis me valime tema löögi, kui tal on palju pikem. Ja siis jääb mulle siis meie mõistes viimane rada, ehk siis Rae 3. rada. Ja ma pean seal mängima suhteliselt safe'i, sest kui ma enda avalöögi eksin ja võtame trafiga, see on kogu tiim minu peale väga pahane. Golfi reegel number 10, väga-väga lihtne. Seda nimetatakse T-boxiks. T-boxi üks äär on siin, T-boxi nende äär on siin. Tihtipeale võivad olla ka niimoodi. Ehk siis sa vaatad, et see äär näiteks nad on niimoodi möödas üksteisest ja vaatad, et sa paned enda palli näiteks siia kohta, aga su sellest äärest on see pall möödas. Järelikult see on vale ja see on trahv minu meelest. Ehk siis niimoodi lüüa ei tohi. Pall peab olema siis T-boxi täpselt keskel või siis natuke tagapool, nagu mul hetkel on. Üks äär on siin, keskelt jookseb niimoodi ja jookseb siia. Võin lüüa ju? Oh, mine! Kuidas see auti läheb? Raks, sa pead lööma nüüd. Sest muidu on väga suur pahandus. Raks! Tule sa päästsid ära meid. Let's fucking go. Let's go, Raks! Easy. Nüüd paneme siit peale ikkagi. Ja, 5-ga lähen paneme. Ajutama. See ei jõua 5 greenil nagunii. Paneme mingi 6-ga ära. 6-7, mis iganes. Meil on maja 150 meetrit. Mis kepp lööb sul kindlalt 150. Termos, Harri on sulle? Kus Harri on? Termoses sul väiksele vennal on siuke Harri, kus Harri piserdab ise vett ka ette kepi peale. On? Päriselt on? Päriselt on? Paneb nupust, paneb niimoodi, et ja, no joke. Kuule, ma võin lüüa. Oh, mine see. Ikka nii vasakule. Mine perse. Ei ole, ei ole.
Ikka lühike, ma panin päris hästi, noh. Päris hea jõuga. Pakkus veereb. Aga tegelikult oli okei. Tavai termos, sinu etteaste nüüd. Tule, see on hea termos. Ei, aga see on väga hea, see on väga hea. Kurat, ma arvan, et alla mäge on parem puttida. Tegelikult ei ole üldse nii raske putt. No, tule. Pigem nagu oli kiire või aegane või? Suht hästi veeres ikka. Aga ära lühikeses ka jäta. Visualiseeri seda lõuki. Ära pane endale pinget ja Mees, kui lööd vette, kui ma siit pogiga ära lähen, ma hüppan mees alla kuskilt. Luban sulle. Õlle välja sulle. Kui sa siit greenile lööd. Anname driverit. Nüüd on viimane rada kõige tähtsam. Kõige raskem ja kõige tähtsam. Recoverit. Ma olen juba täiesti pinges raisk. Oh, wow! Palju teil jäänud on üldse? Viimane rada. Ongi või? Ja tema peeb lööma. Minu löök ja... Kused ju püksi ju. Kuule, ega ma sinusugune joke... Ajalugune on... Ega ma sinusugune joke ei ole ju püksi siin. Kuule, mees lõpetan. Näita mulle siis seda küll. Ma tulen välja selle jaoks. Ja peakohtunik tegelikult soovitab midagi võtta veel peale igaks juhuks ennem kui sa lööma hakkad. Ma tahaks lüüa lihtsalt sinna... Seifi on vaja lüüa, saad aru? Muidu ma siin kõik kogu tiimi mängu ära. See nagu vaata... Miks nad sind usaldasid üldse? Kes see usaldab? Miks te teda usaldasite? Küsi Termose käest. Temal oli kõige normaalsem löök. Ta oli kõige normaalsem. Jaa, aga tema löögid on kasutatud ja me peame kasutama ühe löögi veel, vaata. Igaüks... Nahkui te kuradi torvikud ennem sinu lööki ei kasutada. Ma küsisin sama küsimusena. Ei saad hakkama enne lihtsalt. Plaksutada sa. Plaksutamine viimasel ei ole toiminud või? See on pohhu ju. Jäi! Let's go! Let's go! Käib performid raid. Mingi See on okei. Raks juba 3 korda. 3 korda negatiivi pannud. Reaalselt ju. Me võtame pogi. Ei. Mingit pogi ei võta siit. Mine Jaa! Ei lullu. Ma tahaks lüüa 3. Ma tahaks aurat farmida. Jaa. See on pogi. Ja läheb. Mine koju. Paremale peate suunama. Ja. 6 mees väljakul jälle või? Sa oled ikka loll. Hästi. Aitäh mängu eest. Raks! Aitäh mängu eest. Nelja peale see. Nelja peale. -4 või? Kuule. Aitäh, Raks. Vägev. Kõigil on tuju hea, tundub, et on hea. Alustame siis esmalt oksjoniga ja siis läheme autustamise juurde. Järgmine särk on Sander Raieste mängusärk. Kui alustame 100-st ja paneme kohe kuuldi. 120! 120 tuli kiirelt. 200!
200. tahad Sandri säki ka? Mitu mul mahub, ma ei tea. oota, mis sa pakute? 200. 220. 220 saame ära jätta. 250. ei, 200, mis see 270? 270. Kas tuleb 300 ka? 300. Nii, Sander Raieste särk 300. 1 kord, 2 korda ja 3 korda. Sander Raieste särk 300. ma teen seda meelega, et ajada natuke hinda üles ja heategevusel natuke rohkem raha juurde saada. natuke viskad raha sisse, aga sa ei pea midagi maksma. Keegi teine ikka pakub üle. Nendest mini-challenge itest ehk siis Temia Challenge 4 kotttooli on võitnud Ragnar Pikkor. Palju õnne! Okei, no seal oli vaja natuke õnne, natuke julgust. Termos head drive'i 3 ja 4 oli vist palju oskust. Tegelikult. Väga hea, suur aplaus Ragnarile. No handicap on selline asi, kus antakse mõnele inimesele eelis, kui ta on natukene kehvem, kui ta on natukene parem. No ma nii võin öelda, et pronksile tuli tiim number 6. Gert-Rain Pikkor, Ragnar Pikkor, Robin Vati. Nii, kapten, mis tunne on? Super. Väga hästi. Oleks arvanud. Ma olin väga pask. Väga konkreetne, väga lühidalt vastatud. 3. kohale kuulub Alusvärska vettmehed. Need Terve Alus! kõik kuulub teile. See on väga oluline. Palju õnne! kolmas päris hea. Tulemuseks oli kõigil -9. Kokku 63, aga handicapiga muutumatu. Olen mikrofoniga rääkinud. selline oli Henri Trell Open. Aitäh Ragnar, aitäh Tarmo, aitäh Gert. Tänu nendele vendadele me saime selle turniiri 3. koha. Minu panus oli täna suhteliselt 0. Nii et aitäh Henri Trell korraldamast ja aitäh minu tiim, et me saime 3. koha. Ja see on meie fucking au. Let's go!